nagu näha, siis see ei ole kõige populaarsem, ma eeldan seda, et see võib-olla on seoses sellega, et sellisest vahvast tootest nagu SimpliVity on siin nii mõnedki ettevõtted juba rääkinud ilmselt turu peal ja paljud siin olijatest on SimpliVity kui tootega tuttavad vähemalt sellisel üldtasemel. Selge, suhteliselt vähe, siis ma ikkagi näitan ka mõned slaidid selle jaoks, et selgitada, mis toodes üldse on. Nii, mõne sõnaga endast. Mina olen Tarmo Linnamägi, Santa Monicas mitte just väga pikalt tööl, sai just 2 kuud täis. Sellele eelnevalt töötanud 2 väikeettevõttes Hewlett Packard ja Telia ja olnud seotud just nimelt HP toodete ja HP siis kettamassiivide või storage'i poolega juba suurusjärgus 15 aastat ja peale. Seetõttu, kui nüüd HP üks moment announce'is, et ta ostis ära SimpliVity, siis tekitas see huvi, sellepärast, et ausalt öeldes turu pealt oli kõvasti kuulda seda, et hyperconverged on tulevik, kuhu kogu maailm liigub. Seda on Gartner rääkinud aastaid, 2015. aasta numbrid on ilmselgelt sellised, et nad näitavad, et hyperconverged lahendused on tõusutrendis ja see tekitas endal huvi vaadata seda süsteemi. Et taaskord PowerPointi peal niisama võrgus lugedes tundus kõik ilus, aga ma tahtsin ka näha, kas ja kuidas see asi nagu tegelikkuses töötab. Nii et kui mulle pakuti välja võimalus, et ma saan enda kätte 3 node'i ja võin nendega natukene mängida ja siis ka teile näidata, mis selle mängimise tulemus on, siis ma võtsin selle hea meelega vastu. Ja selle marketingi slaidil mitte pikemalt peatudes, siis natukene siis üleüldse hyperconverged'ist kui sellisest, et viimased 25 aastat rahvli IT-s ja IT-infras on meil olnud selline pilt, ma mäletan seda pilti ise, kui mina esimeste suuremate storage boxidega kokku puutusin. Need olid veel Company Digitali kettamassiivid. Siis oli kettamassiiv, kus siis üksikutesse serveritesse jagati välja kohalik ketas, nende serverite peale jooksis mingi operatsioonisüsteem. Tundus nagu sellel hetkel täiesti nagu mõistlik lahendus. Natuke aega hiljem toimus, me hakkasime virtualiseerima compute'i ehk siis servereid. Selle virtualiseerimise tulemusena saime me tõmmata serverite arvu vähemaks, saime serverite ressurssi tunduvalt rohkem ära kasutada, aga kettamassiiv oli meil endiselt üks ja seesama tavaliselt 2 kontrolleriga, mis pakkus siis välja block storage'id serveritele. Loomulikult hakati mõtlema PR-saitidele, kus oleks võimalik enda aplikatsioonid, teenused üles tõmmata ühe saidi rikke korral. 2 saidi vahel pidi olema reaalselt mingisugune ühendus. Ühendus tihtipeale oli suhteliselt siuke higine ja toru läbilaskevõime mitte kuigi suur, mis tähendas seda, et kogu liiklust tuli optimiseerida. Backupi oli vaja kuhugi teha, ka backupi oli vaja viia teise saiti. Hiljem tekkisid veel variandid, kus oli pilve panna mingisuguseid enda teenuseid vaja. Kõik need vajasid eraldi seadmeid, kõik seadmed vajasid eraldi administraatoreid, kõik seadmed vajasid eraldi hoolt ja selle tagajärjel nagu tegelikult IT-organisatsioonid kogu aeg paisusid ja tegelikkuses ega see pilt ja loomaaed läks päris kirjuks. Eriti arvestades seda, et turu palju võtame ka lihtsalt ainult suured tootjad, siis ka neid oli juba päris palju. Et täiesti vabalt võis olla see, et kõik komponendid, mis siin pildidel praegu näha on, eks ole, kõik need komponendid on tegelikult eri tootjatelt, eks ole. Nii et põhimõtteliselt, mida me siin näeme? Me näeme siin operatsioonisüsteemi, serveri, backupi, mis iganes administraatoreid. Eesti tingimustes see tihtipeale ei olegi nagu väga suur probleem, sellepärast et Eesti tingimustes meil ei ole need
serveripargid niivõrd hiiglaslikud, eks ole, aga maailma mõistes, kui need serverite arv võib ulatada tuhandete ja tuhandeteni, eks ole, siis sellisel juhul oleks vaja seda asja nagu kõvasti lihtsustada. Ja niimoodi me jõuamegi sinna, kuidas üleüldse hyperconversionini jõuti. Seesama asi, mis oli siis eelmise pildi peal näidatud, on nüüd selle pildi peal välja toodud siis komponendi tasemel. Selline tavaline situatsioon serveri ruumis nägi välja niimoodi, et sul olid, eks ole, serverid, switchid, storage, backupi seadmed, gateway, võib-olla siis mingisugused SSD kettamassiivid, et saada kiiremat IO. Ja hakati mõtlema selle peale, kuidas seda asja lihtsustada. Väga paljud tootjad tulid välja nii-öelda, mina ka ei taha neid väärtsõnu kasutada, pre-package lahendustega, kus siis olid olemas kindel arv servereid, kindel storage'i, kettamassiivi suurus, hulk, switchid, kus tihtipeale oli see kõik juba viidud võimalikult lihtsustatud administreerimise alla. Tundus nagu hea mõte, samal ajal tüüpiline laiendus selle süsteemil oli teine sama suur süsteemi juurde. Ja kõik muu, backup, liikluse optimiseerimine, kiirete ketaste kasutamine, ma ei tea, pilveühendused, kõik see oli endiselt sellest kõigest väljas. Sellest mindi samm edasi, ehk järjest rohkem hakati mõtlema selle peale, et meil ei olegi vaja tegelikult eraldi kettamassiivi, kus selle asemel võiksime kasutada serveritesse sisse ehitatud kettaid ja sinna peale siis ehitada nii-öelda tarkvaral baseeruva storage'i, software defined storage'i. Me ei pea tekitama oma, ma ei tea, RAID-tasemeid ja asju. Me ei pea seda tekitama kettamassiivi tasemel, vaid me võime seda teha serveri tasemel, me võime selle ju liiasuse saavutada sellega, et me hoiame andmeid erinevates füüsilistes serverites ja idee jälle super, sellepärast et protsessorid olid arenenud piisavalt kaugele. Nad suutsid hakkama saada ka selle tarkvaras defineeritud storage'iga. Samal ajal jäi siis piisavalt üle arvutusvõimsust, piisavalt üle mälu, et saaks neid samu serverid siis kasutada ka virtuaalmasinate jooksutamiseks. Samas väike mure ikkagi endiselt jäi mure andmetega. Endiselt oli meil vaja backupi jaoks mingisuguseid eraldi lahendusi. Endiselt oli vaja kiirete ketaste jaoks eraldi lahendusi ja nii edasi. Simplivity tegelikult jõudis siia natukene enne, kui HP ostis ta sellepärast just ära, et Simplivity üleüldse sinna jõudis. Simplivity suutis ühendada kõik selle enda nõudidesse. Ehk seal on olemas kogu backupi funktsionaalsus, tänu sellele, et kõiki andmeid deduplitseeritakse ja pakitakse, tänu sellele on võimalik hakkama saada saidist saiti replika puhul tunduvalt väiksemate torudega, eks ole. Ja tänapäeval, kus SSD kettad praktiliselt ei maksa enam midagi, HP nõudid, Simplivity nõudid ongi juba full SSD, ehk siis ka jõudluse koha pealt ei ole enam vaja siia juurde kasutada mingisuguseid SSD kettamassiive ja või ehitada mingisuguseid cache vahele. Ehk siis tegelikult laias laastus, ma arvan, et me kõik mäletame veel seda aega. Iga asi oli eraldi seade. Ja tänapäeval on see kõik meil telefoni ühendatud. See on Simplivity sõnum tegelikult, et kõik asjad, mida sa eelnevalt enda serveri ruumis hoidsid eraldi, kõik selle saad sa tegelikult nüüd ühest kohast ühe lahenduse siseselt. Ja see kõik tundus väga ilus, eriti ilusad tundusid need erinevad hüperlubadused, mis Simplivity poolt tulid, et on võimalik andmeid dedupi ja kompressiga andmeid kokku hoida kuni 90%, et kõik on hüperlihtne, kõik on hüperkaitstud ja nii edasi. Ja väga loogiliselt, kuna ma olen nagu
ise storage maailmas, siis see hüperlihtne tundus mulle nagu see koht, mida ma tahaks ise vaadata, eks ole. Ja õnnestus mul siis saada kolmapäeva hommikul õnnestus mul siis kätte saada nii tarkvaraline osa kui raudvaraline osa. Mul on 3 füüsilist seadet. Seda, et siin on kirjas Tallinna tarkvara uskuge, nad on samas räkis. Selle ma tegin lihtsalt enda jaoks, ma olen Tartust pärit, mulle meeldib mõelda, et TRS aitaks Tartus olla. Ja 3 füüsilist serverit, tegu on kõige tavalisemate HP Prolient TL380 Gen 9 serveritega. Mis teeb nad siis ebatavaliseks, on siis SimpliVity Omni tarkvara, mis seal peal jookseb, ja lisaks siis SimpliVity Data Accelerator Card, mis siis tegeleb deduplitseerimisega, pakkimisega ja nii edasi, suutes siis offloadida igasuguse andmete käitlemise raskuse protsessorite pealt masinas, mis siis võimaldab seal jällegi omakorda jooksutada rohkem virtuaalmasinaid. Virtuaalmasinaid deploysin mõned Windowsid, mõned CentOS Linuxid ja selline see lahendus on. Mida on vaja selle lahenduse jaoks? Mida on vaja teada selle jaoks, et üleüldse SimpliVity lahendus üles panna? On vaja teada portsu IP-sid, ehk siis SimpliVity enda virtual controller, mis jookseb igas masinas, peab saama oma IP aadressi. Samamoodi peab saama SimpliVity server, peab saama endale storage'i liigutamise jaoks oma IP aadressi. Peab saama asi, mida nimetatakse SimpliVity Federationiks, kuhu kuuluvad erinevad SimpliVity clusterid, antud hetkel siis 2 clusterit, 2 noodi ja 1, eks ole. See peab saama oma IP aadressi, need peavad olema eri võrkudes. Ja tegelikult that's about it. Sa oled juba valmis nagu seda lahendust installeerida. On vajalik ka vCenter, ükskõik appliance'ina või Microsofti serverisse installeerituna. Ja siis on 3 software. Üks nendest on siis SimpliVity plugin, mida praegu näha on, integreerub ilusasti vCenterisse ja absoluutselt kogu managementi on võimalik siis teha sellest samast vCenterist, kogu SimpliVity managementi. Teine tarkvara, mida ma installeerisin, on SimpliVity Arbiter. Kuna mul on 1 cluster on ainult 2 node'iga, siis kvoorumi jaoks on lihtsalt vaja mingisugust 3. hääletajat. Ja 3. oli siis Deployment Manager, mis tähendab seda, et see on see, millele ma ütlen, et minu SimpliVity nõud asub seal ole hea installeerida ära. Need on IP aadressid. Ja need kõik 3 on Windowsi põhised, eks ole, nii et ma sain kõik siin samas serveris ära tehtud. Nii, ja vaatame, kuidas see cluster siis siin välja näeb. Ehk siis 2 clusterit, see on nii-öelda Tallinna poolne cluster. Asi, mida ma praegu siin näen, on see, et need virtuaalmasinad, mis mul siin clusteris on, kasutavad mingisugune 180 gigabaiti getto-rinda. Loogiline. Mul oli aega ainult 2 päeva. Siin nende serverite peal ei ole mingisugust reaalset load'i. Need serverid tegelikult istuvad täiesti jõuga. Nii et need numbrid, mida me siin näeme, on kindlasti antud hetkel lab environment ja tõenäoliselt erinevad nagu tegelikkuses natukene. Ma teen nendest masinatest backup schedulitega, mida ma kohe demonstreerin, kui lihtne on neid luua ja kasutada. Ja nagu näha, siis sellest 180 gigabaitist on praeguseks hetkeks tehtud backup juba 12 terabaiti. Mis annab meile suurepärase
Deduplication ratio 231. Nagu ma ütlesin, kuna nende serverite peal ei toimu mitte midagi, siis tegelikult praktiliselt iga backup on nullma. Liigutatakse tegelikult ühest kohast teise põhimõtteliselt ei liigutata midagi. Nii. Nii. Ja VM-id ise siis. See on nüüd seesama VM-ide nimekirja, eks ole, keskmises paneelis. Siin on näidatud, palju ma olen nagu Ketrast kätte andnud VM-ile ja kõige olulisem aspekt siis võib-olla on backup policy. Ehk siis alati, kui me loome virtuaalmasina, siis me anname talle mingisuguse varunduspolicy külge. Et ei ole SimpliVity siseselt olemas virtuaalmasinat, mida kuhugi ei varundata. Isegi kui seda mitte määrata, siis ta hakkab tegema default policy'ga samasse klastrisse kord päevas backupi, full backupi. Ühesõnaga andmete kaitsmine on just nimelt SimpliVity jaoks hästi oluline. See on ka see põhjus, mille pärast SimpliVity on läinud seda teed, et kui me võtame teised tootjad, siis nende jaoks on software defined storage'i puhul piisab sellest, kui sul on erinevad serverid, andmed on peegeldatud erinevate serverite vahel mingisuguse liiasusega ja ongi nagu mured murtud. Samas, seal on nüüd see mure, et kui meil on, ma ei tea, näiteks 3 serverit, andmed on kaitstud liiasusega +1. Kui me kaotame ühe serveri, siis pärast seda me võime kaotada ainult ühe ketta veel mõnes teises serveris. Ja meil on juba potentsiaalne databus. Siis SimpliVity on läinud seda teed, et ta tegelikult kõigis enda nõudide sees teeb ka lisaks räägib. Ehk andmed on need asjad, mis on tegelikult meile kõige kallim vara üleüldse. Nii, ja mida me kõigi nende postidega siin teha saame? Kõik võimalikud SimpliVity võimalused on täiesti menüüs olemas. Et ma arvan, et võib-olla kõige lihtsam ongi, et ma kloonin siin näiteks selle masina. Paneme masinale nime. See kloonid võiks kuigi kaua aega võtta. Ma saan siin pea teate. See on väga lihtne põhjus. Need 2 nõudi ühes klastris on mul praegu nende datakaabel ühendatud ainult ühe võrgukaabli. Ehk kogu nende storage ja federation liiklus, mis 2 nõudi vahel on üle ühe kaabli ainult. Kuigi tegelikult peaks olema üle 2 kaabli. See on see, mida ta siin piriseb. Lihtsalt, et oleks selge seda peateadet ja tõenäoliselt näeb seda peale. Kloon on valmis. Me saame sellele kloonile seadistada backup policy. Ma olen siin eelnevalt valmis teinud mõned backup policy'd, aga loome päris uue backup policy. Ja genereerime siia reeglid. Nagu te näete, on tegelikult see visard suhteliselt lihtne. Ma saan öelda, kui tihti ma tahan teha backupi sellest seadmest, kui see on mul mingi eriti missioonikriitiline seade, siis sellisel juhul ma võin selle kõik panna, näiteks 5 minuti peale 5 minutit on praegu kõige väiksem määr, mida saab kasutada SimpliVity's backupide tegemiseks, sest backupide arv
toetatud backup'ite arv on küll 6-kohaline number, aga siiski lõplik number praeguse firmware'i juures. Ja nagu mulle on räägitud, oli üks klient, kes võttis enda masinat, pani 1-minutilise intervalliga backup'e tegema, süsteem küll vedas välja ja ei olnud nagu mitte mingisugust probleemi. Lisaks muidugi pani ka backup'ide alles hoidmise piisavalt pika aja peale ja ta jõudis tegelikult selle limiidi. Süsteem töötas edasi, lihtsalt backup'id selles olukorras väga hästi enam ei tahtnud töötada. Ja no okei, ütlen, et ta teeb korra tunnis, hoiame alles 3 nädalat ja määrame ära, millisesse klastrisse seda teeb. Kui me seda ei määra, siis ta teeb kohalikule kettale. Kui me selle ära määrame, siis me võime teha seda nii kohalikku klastrisse, teise klastrisse, kolmandasse klastrisse, mida iganes. Tegelikult selle asja võlu tulebki välja siis, kui sul on need backup'id tehtud erinevatesse klastritesse, siis sa tegelikult saad sealt tõesti instantli koheselt ka oma masina taastada ja nii edasi. Võib-olla siis ongi selles mõttes nüüd lihtne. Las ta siis olla. Ja. Teeme tõst kohe siis manuaalselt ühe backup'i. Ja paneme ta siis näiteks Tartusse. Backup on valmis. Miks see backup on valmis? See on sellepärast, et andmed praktiliselt ei liikunud. Kuna need Windowsi masinad, ma installisin ühe Windowsi, ühe Linuxi, okei, ma olen seal peal natukene andmeid mudinud, genereerinud faile, vaadanud, milline on kiirus, nii edasi. Me tegelikult nüüd masinad teineteisest erinevad suhteliselt vähe, mis tähendab, et antud hetkel andmeid praktiliselt ei olnud vaja liigutada, sest kõik need andmed ju deduplitseeritakse üle kõigi saitide. Ma kohe jõuan ka, tegelikult võib-olla on kõigi moment. Rääkida sellest, kuidas see asi seal sees töötab. Ehk siis Simplicity Node, millest ta siis koosneb. Oluline osa on see data virtualisatsiooni platvorm siin vahel. Oluline osa on see data accelerator card, mis on igas Simplicity Node'is sees, mis siis tegeleb selle andmete liigutamisega. Põhimõtteliselt me võime selle siis jagada selle nii-öelda Simplicity-sisese failisüsteemi 2, eks ole, meil on presentatsiooni layer, kus meil näidatakse füüsilistele serveritele mingisugune datastoor kätte. Meil on data management layer, kus tegeletakse sellega, et võrreldakse sisse kirjutatavaid blokke, kus tegeletakse nende deduplitseerimisega ja nii edasi. Ja põhimõtteliselt näeb see asi niimoodi välja, et kui nüüd meil server 1 kirjutab teeb uue kirje, meil on praegu täiesti tühisega, või Simplicity Node'id on täiesti tühjad, eks ole, siis loogiliselt võetakse see sama blokk, vaadatakse, registreeritakse see blokk ära, võrreldakse, kas on see blokk juba olemas. Kuna seda blokki olemas ei ole, siis sellisel juhul pakitakse see blokk kokku, kirjutatakse kettal ära. Sama lugu teise serveri esimese kirja, kolmanda serveri esimese kirjaga. Aga nüüd kirjutatakse midagi, mis juba sarnaneb teise serveri kirjutatud andmetele, eks ole. Ja see blokk on siin olemas. Järelikult ei ole seda vaja enam sinna alla kirjutada. Täpselt sama juhtub kõigi nende blokkidega. Ja reaalsuses, väga ilus animeeritud slaid. Et asja eesmärk on siis lõpuks see, et parim IO on see, mida me ei pea mitte iialgi kirjutama, mille me saame seal data management layeris juba ära võrreldud,
saame teada, et meil on see plokk olemas, me ei kirjuta seda üleüldse kettale, põhimõtteliselt me teeme pointeri. Nagu näha, siis see plokk, mis on kirjutatud kettale, võib tegelikult asuda meil päris mitme serverile näidatavates asjades. Ja teine oluline osa siis on just nimelt see mitmeklastri osa, eks ole. Mul on olemas seesama klaster, mis mul on esimeses saidis, on mul olemas 4 node'i, mul on sinna kirjutatud andmed, mul on mingisugused andmed kirjutatud ketaste peale ära. Ma teen back-up'i teise saiti ja alustuseks ei saada ma sinna teise saiti, ei hakka mitte andmeid pumpama, vaid alustuseks ma saadan sinna nimekirja plokkidest, millest see backup koosneb. Ehk siin ma nüüd natuke varastan siin Cliviti inimeste käest mõtte, mis mulle väga meeldis, on see, et sellele asjale võib läheneda niimoodi, et kõik andmeplokid on Lego klotsid. Meil on olemas siin informatsioon, milliseid Lego klotsi meil on vaja, et ehitada see auto, mida see server vajab. Ja nüüd, kus ma teen back-up'i teise saiti, saadetakse sinna kõigepealt paberileht, kus on kirjas, milliseid klotsi, milliseid juppe mul on vaja selle auto ehitamiseks. Seepeale siinpool vaadatakse, millised klotsid on siin Cliviti klastris juba olemas ja üle viiakse või tellitakse siis originaalklastrist ainult need klotsid, mis on vajalikud selle auto ehitamiseks. Seetõttu oli meil ka see olukord, et meil see backup ei võtnud absoluutselt aega. Ja seetõttu ongi võimalik viia üle enda virtuaalmasinaid ühest saidist teise praktiliselt ilma mingisuguse ajakuluta. Soomes on üks Cliviti klient, kellel on tehas Indias. Tootmisliinid on seal ja praktiliselt iga 3 kuu tagant, iga 6 kuu tagant tuleb tootmisliinidele uus tarkvara. Nende mure oli selles, et see tarkvara kui selline resideerus umbes 2 terabaitistes virtuaalmasinas. Nad proovisid seda sinna üle kloonida, nii edasi, see võttis päevi aega. Ja tihtipeale ei õnnestunud see andmete üleviimine veel normaalselt. Ja nii edasi, nüüd jõudsid lahendus lõpuks oli see, et nad panid selle lihtsalt mälupulga peale või ükskõik millise andmekandja peale ja saatsid selle sinna tehasesse uue versiooni. Nad läksid üle Clivitile, kuna tegelikult seal virtuaalmasinas muutub ainult natukene koodi, siis tegelikult on nüüd olukord, kus nad ei pea mingisugust kullerfirmat enam kasutama. Nii. Ja nüüd siin Cliviti back-up'id ma olen teinud praegu siis sellest kloonist, mille ma tegin esimeses saidis, teinud back-up'i teise saiti. Nagu näha, siis kokku saadeti praegu üleüldse, eks ole, ühes saidis teisi 16 kilobaiti, kuna mul andmed olid tegelikult teises saidis juba olemas, võttis aega 30 sekundit. See nüüd ongi see, mille pealt siin Cliviti julgeb väita, et absoluutselt iga 1 terabaidise masina nad suudavad taastada, kloonida, back-up'ida vähem kui minutiga. Järelikult on neist kunagi juba back-up tehtud, sest esmakordselt see võtab ikkagi normaalselt aega. See ei ole mingisugune maagia. Need blokid, andmeblokid peavad teised oli juba olemas saada.
taastume selle teise saiti. Eeldab, et meil on mure siin saitis. See masin on põhimõtteliselt hetkega teises saitis olemas, endiselt haire välja pilditud ei ole. Et põhimõtteliselt on see, et kui mul oleks praegu esimene sait kukkunud, täiesti pimedaks läinud, siis oleks olnud olukord, kus nagu me näete mingisuguse 1-2 kiire klikiga ja praktiliselt ilma ajata on mul teises saitis olemas masin, mida ma võin hetkega käima tõmmata, eks ole. Ja loomulikult on võimalik neid masinaid integreerida ka saitide vahel. Natukene veel tulevikust. Et jäävad kõik SimpliVity node'id all flash'i peale, sellepärast et tänapäeva maailmas kõik tahavad saada võimalikult kuidas siis öelda, kindla performance'i tasemega nõude. Ja ma arvan, et kuskil selle kuu jooksul, selle kuu lõpus võiks välja tulla ka HP-l uudised uue põlvkonna SimpliVity node'ide kohta, mis asuvad generatsioon, mis siis on juba uue serverite peal. Praeguse seisuga on SimpliVity node'id olnud just nimelt selliste lahenduste jaoks, kus meil on nii-öelda branch office või DR site, kus meil tegelikult on vaja ainult näiteks ühte seadet. On olnud natukene liiga kallid, nii et peaks tulema ka selline odavam versioon just nimelt selliste väikeste branch office'ite jaoks, aga see kõik peaks tulema septembri jooksul. Mina ei julge mütsi ära süüa, et HP-s ilmselt on umbes 10 inimest, kes täpselt teavad, mis ja millal tuleb. Aga ausalt öeldes ma ei oskagi nagu teile konkreetselt võib-olla näidata mingisuguseid asju, et võib-olla te ütlete, mida te näha tahaksite, kuidas te näha tahaksite. Ehk põhimõtteliselt või tahate mina jooksin natukene kinni. Kas te oskate midagi küsida, mida ma saaksin teile näidata? Kas midagi jäi ebaselgeks, kas ma peaksin midagi rohkem lahti seletama? Ma ütlen, mul oli see süsteem natukene võib-olla liiga vähe aega käes, et ma oleksin jõudnud sellega liiga palju mängida ja teile näidata. Vaikussaalis. Kuivõrd aplikatsioon aware'id need backup'id on, et suudavad nad olla SQL-ile või Sinsile öelda, et hoia nüüd korraks hing kinni? Ja, absoluutselt, et Microsofti puhul nad suudavad ja Microsofti puhul on võimalik ka granulaarne taastamine, ehk siis failide taastamine. Nii siis samasse masinasse, teise masinasse kui kuidates, eks ole, et kui me räägime mingist mitte Microsofti operatsioonisüsteemiga serverist, siis sellisel juhul see taastamine käib ikkagi terve masina baasil, mis ei ole ka tegelikult väga suur mure, arvestades seda, et see taasteprotsess iseenesest võtab tegelikult ju väga vähe aega, eks ole. VMware'i põhine praegu ainult, Hyper-V kui selline on jutuks olnud väga pikka aega juba. Kas ja millal, ma ei oska öelda.
okei. See kõik on iseenesest väga tore, eks ole, ja back-up'id kui sellised on olemas. Mina näiteks isiklikult natukene ikkagi vaidlen vastu sellele, et üleüldse mingisugust back-up'i kõrvale selles olukorras vaja. Sest et see kõik on seal Federationis ja data management layer'is kirjas. Kogu see informatsioon. Et ta on suurepärane tõesti selline back-up'i lahendus, aga ta ei ole kindlasti arhiivi. Et mina teeks veel kuhugi kõrvale vahel harva igaks juhus. Lihtsalt, aga see on mina, võib-olla ma olen paranoiline. Tegelikult toode on ju turul olnud juba aastaid ja ma ei ole kuskilt lugenud, et oleks nagu mingisugused mured olnud. Samas, kui kõik asjad on, eriti kui on ainult üks sait, üks klaster, eks ole, siis sellisel juhul pigem midagi teeks ikkagi natukene välja. Kui pillikut ei ole proovinud välja tõmmata, et kõik nõudid korraga lendavad ja mitte ilusti. Nii palju, kui mul kunagi oli siin Kiviti kogemusi, kui kõik need törtilt shutdowni läksid, siis ta püsti ilusti ei tulnud. Ma võin seda teha, ma praegu ei teinud väga lihtsalt põhjusel, kuna ma, nagu ma ütlen, ma nõuditsen kätte kolmapäeval, eks ole, siis parem karta kui kahetselt, ma teadsin, et mul peavad täna hommikul need nõudid püsti olema mingisugust back-up'i jooksul, et midagi näidata. Et mul on praegu plaanis nädalavahetusel natuke, järgmise nädala algusest natukene veel mängida. Aga mis võiks nagu sõnum olla on see, et kuna ma siin näitan, tegelikult sain ju näidata ainult tõesti, surnud andmete peal asja ja me ei saanud mingisugused enda süsteemi siia peale veel üle viidud ja nii edasi. Ja need nõudid lähevad mul järgmise nädala alguses tagasi Lätti, kus ma ajutiselt ainult sain. Siis kõik, kellel on huvi vaadata, kuidas need asjad võisid nagu nende enda environmentis elada. Ja ma arvan, et on võimalik saada need demoseadmed HP-s suhteliselt lihtsalt, sest need on DL380, seal on üks lisakaart sees. Okei, praegusel hetkel 2 raidikontrolle. Aga alates generatsioon 10, seal peaks minema juba HP enda raidikontrolleri peale siin. Et see raudvara kui selline ei maksa midagi. Tarkvara on lihtsalt litsents, eks. Et ma arvan, et need demoseadmeid peaks olema suhteliselt lihtne tellida. Ja siis võiks juba vaadata nagu teie enda lahenduse juures, kas on võimalik saada need lubatud deduplikatsiooni ja pakkimise efekti, kui lihtsalt ta integreerub teie olemasolevas VMware keskkonda ja nii edasi. Et ma arvan, et me Andresega hea meelega oleme nõus HP-ga suhtlema ja proovima neid asju saada, kellel iganes veel mängimiseks. Et põhimõtteliselt suurusjärgus selline Excel tuleb selle jaoks ära täita ja see ei tohiks nagu liiga keeruline olla. Seda on vaja lihtsalt installatsiooni jaoks. Järgmine moment on juba see, et tuleb 2 serverit, mis on vaja kuhugi rääkida, võrguühendused, 10G ühendused storage'i jaoks. Management võib olla ka 1G ühendustega, ka storage võib olla 1G ühendustega. Ja sealt samas VCentris õnnestub asju rahulikult sinna peale tõsta. Et see on asi, mis ma arvan, et tasub proovimist, kui teil on nagu mingisugune ettekujutus, et sinna võiks minna. Ja nagu ma ütlesin, hinnastus läheb leedemaks. Praegusel hetkel ma arvan, et väga suures osas selle tehnoloogia mitte kasutamise juures ongi see asi võib-olla jäänud hinnatama, et lihtsam on proovida asju ise teha, ise arendada
ja nii lihtsustatud kujul nagu asju teha. Aga jah, põhiline osa on ikkagi siin hoida. Ehk siis mulle tegelikult see süsteem väga meeldib ja mulle meeldib see, kui lihtsaks on need asjad see peale tehtud. Aga see, et ma reaalselt siia mingisuguse lõudi saan ja natuke rohkem mängida, et seda ma kahjuks hetkel ei saa teile rääkida, kuidas seda siin nagu päris live tahta. Veel midagi küsida, arutada lihtsalt kas või sellel teemal, et miks ja mis tingimustel see sobib, mõtteid sellel teemal. Kas see lahendus võib sobida kuhugi? Kas see on hea lahendus? Kas te saite aru, et seda sai? Okay. Vähemalt suutsin kellelegi ennast natukene aru saada. Siis kui rohkem küsimusi praegu ei tule, siis ma arvan, et saab varakult lõunapausile minna. Kui kellelgi tekib veel mingisuguseid mõtteid, tahab eraldi rääkida, tahab võib-olla rääkida sellest potentsiaalsest proof of concept'i enda majja tellimisest nii edasi, siis meie oleme kindlasti siin olemas.